Nii, alustame. Tere kõigile, kes te siin olete jälle meie inforuumis, et tänane olukord on tõesti täiesti ehmatavalt ehmatav, aga ma arvan, et me saame hakkama ja alati on kõigel lahendus ja kõik on millegiks vajalik. Nii et palun, Olev, alustame kohe olukorras pihta. Ja, tere kõigile, et tõsi on, et häid uudiseid, mitte et need ei ole, aga neid on vähe võrreldes uudistega, mis on suhteliselt ebameeldivad või tõsised. Et pihta on juba saanud arvestuslikult kuskil 20% Eesti sealiha tootmisest või seapidamisest. Et need numbrid ei ole mitte väikesed. Ehk siis tavapärane ülevaate, mis meil ümber ja meie sees toimub. Metssigadel leide tuleb üha juurde, ka mujalt Euroopast. Endiselt kõige rohkem räägime juhtudest Saksamaal, Poolas. Leedus, Lätis on ta suhteliselt pidama jäänud 900 000 piirimaile. Ja viimase 28 päeva juhtumeid nagu näha on, et põhiliselt ongi koondunud leiud metsas Balti riikide peale, mõnevõrra ka Poolast ja mujalt Euroopast. Ja kui nüüd rääkida leidudest natukene täpsemalt, mis puudutavad Eestit, siis august on olnud metsas üsna tõsine kuu olnud. Räägime juba pea 50, mitte pea, vaid mitte täna, vaid reedese seisuga on metsast juba leitud viirust 54 metsseal ja kaardi pealt, kui vaadata, siis jõuame sinna kohe, et kus nad siis põhiliselt on. No, siin on muidugi Balti riigid ja osakega, mitte Balti riigid, aga räägime siis praegu siin Lätist ja Eestist, et üsna kirju ja kui jälgite ka neid siniseid täppe, võtame siin esialgu siis Läti, et pärast vaatame Eesti kaarti täpsemalt, siis ikkagi need puhangud on eelkõige, kodusigade puhangud eelkõige piirkondades, kus on ka metsas taudi. Ja tõsine pommuudis siis ka lätlaste jaoks. Pühapäeva hommikul anti teada, et juhtum farmis, kus peeti või juba on hukkamisega alustatud, peeti üle 20 000 nuumasea. Metsas olukord endiselt tõsine. Indikaatoriks, kui võtame jällegi surnud leitud metssigadel esinemise, siis protsent on juba jõudnud üle 80. Tähendab, viirust on metsas palju. Rohkem siin nagu öelda ei olegi. Eesti pilt. Üha põhja poole täpid muidugi lähevad, mitte nüüd kiirusega, mida oli varem karta, aga siiski liikumist on, aga põhilised leiud ikkagi jäävad Viljandimaale, Tartumaale, Jõgevamaale. Ja lähtuvalt sellest oleme ka muutnud juba intensiivse seire piirkonda, et jahialad ka Harjumaal peavad uurima ära kõik kütitud sead, mitte ainult siis sead, mis lähevad toiduahelasse ja hukkunud sead. Ja meie olukord eelmine nädal lisandus 2 kollet piiskopi oma 1500 koduseaga ja sealt edasi juba siis ülespoole Execo, kus kinnitust leidis taud ühes osas ettevõttest, ehk siis nõndanimetatud farm 1, kus on emised, poegud emised ja tiined emised ja ootel emised. Ehk siis kokku 27 000 kodusiga.
kõik see lõi meil nüüd olukorra, kus ilmselgelt Põllumajandus-Toiduamet puhtalt oma ressursiga välja ei tule. Ja seetõttu eelmisel nädalal võtsime kasutusele oma hädaolukorra plaani, mida see sisuliselt tähendab. Et definitsiooni kohalt ka, et mida hädaolukord tähendab ja mida ta tähendab meie jaoks, et hädaolukord oma olemuselt on siis sündmustahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju ja suure keskkonnakahju või tõsiseid ulatusega häireid teatud teenuste toimimises. Ja mille lahendamiseks on vajalik erinevate asutuste koostöö ja kooskõlastatud tegevus, et rakendada tavapäraselt erinevaid juhtimiskorraldusi. Ja nii meiegi leidsime, et nüüd on õige aeg oma sooritust parandada läbi mitmete kaasatud asutuste. On ta siis Keskkonnaamet, on ta Päästeamet, on ta Politseiamet, on ta Transpordiamet. Kõigil oma roll, mida me siin arvame, et meil kindlasti vaja läheb. Ja Põllumajandus-Toiduamet tõstis ka oma valmidustaset, astmele Charlie, see tähendab juba kõrgendatud valmidusastet. See tähendab, et sisuliselt keskendume väga paljuski taudi tõrjele ja nii palju kui võimalik on ka siis leviku piiramisele ja jättes kõrvale tegevused, mis ei ole antud hetkel esmatähtsad. Mis ei ole mitte öelda, et me midagi ebaolulist teeme, aga mida annab siis ajatada. Juba oleme edasi liikunud ka viibimiskeeldude kehtestamisega. Praegu neid asukohti on üle 20. Viibimiskeelud on siis kehtestatud suuremate seapidamiskohtades ja kohtades, mis on seotud taastootmisvõimega, kuldijaamad ja sigalad, kus siis peetakse emiseid. Ja täiendavalt on nüüd viibimiskeeld kehtestatud ka ühele ettevalmistatavale matmispaigale. Kui nüüd rääkida meie tegevussuundades alates, siis eelmise nädala neljapäevast, et tegemist on üsna suure hulga loomadega või 1-2 taudikolde puhul, siis oleme tegelenud lisavõimaluste otsimiseks hukatud loomade kahjutustamiseks. Siin on, nagu pressikonverentsil ka kuulsite, on siis ettevalmistamisel matmispaigad. Eelkõige me keskendume ühele matmispaigale, mis paikneb Execole kõige lähemal. Siis paralleelselt oli meil töös ka koostööleppe või koostöötingimuste kokkuleppimine Läti jäätmekäitlusettevõttega, aga seotult sündmusega eile täna hommikuna on meil ettevõttelt, et nad keskenduvad kindlasti 3-4 nädala jooksul oma ettevõttest ja Läti ettevõttest pärinevate sigade ümbertöötlemisele. Aga lisaks muidugi matmispaigale meil on siin katsetamisel veel lisavõimalused, millest hetkel täpsemalt rääkida ei ole võimalik, sõltub sellest, kuidas need täiendavad katsetused õnnestuvad. Ja lisaks muidugi vaatame ka natukene kaugemale kui Läti, et millist ressurssi suudavad pakkuda teised riigid meile. Aga see kõik on meil plaan, et esialgu arvestame siis Vireeni võimalustega oma
abikäe või valmisolekut on üles näidanud ka Atria oma humuliüksusega. Tuleb täpsustada veel natukene tingimused, aga kindlasti ka üks koht, kus on võimalik nõuete kohaselt korjuseid ümber töödelda ja siis ka koormust vireeni pealt ära võtta, et kiiremini olemasolevas olukorras toime tulla. Kuna Atria puhul, Atria, vaid Execo puhul oli tegemist siis poegimisüksusega ja sealt liikusid põrsad edasi ka teistesse pidamiskohtadesse, siis lähtuvalt on meil kitsendused peale seatud, kahtluse põhjus kitsendused seatud peale veel 5 seapidamiskohale, sealhulgas ka Execo enda nuumaüksusele, kus me olukorda jälgime vähemalt peitaja jooksul, alates sigade sinna liikumisest ja ka peale peitaja lõppu kindlasti teeme täiendavad uuringud ja siis otsustame edasise kasutamise, sigade edasise käitamise võimaluse üle. Et neid üksuseid tekkis meil siin juurde päris mitmeid. Ja täna hommik oli meil ka selline kiirnõupidamine või kiirbriif kõikide nende asukohtadega seotud ametnikega, kes siis järele valvavad nende 5 koha üle, et oleks ühtne lähenemine, ühtne arusaamine, mida nad hindavad, kuidas jälgivad ja kuidas siis ka teevad otsuseid või teeme koos nendega otsuseid piirangute lõpetamisel. Aga jah, et käesoleval aastal siis kokku, need ei ole käesoleva aasta numbrid, kohe ma leian ka käesoleva aasta numbrid ülesse. Et 10 taudikoldest on hukatud või kuulunud hukkumisele 55 000 ja rohkem siga. Tonnidesse teeb see kokku 13,5 vähemasti, pluss veel juurdekasvud. Nii et jutt circa 20% on ilmselt adekvaatne. Aga kui vaatame nüüd kokku aastaid alates 2015, siis kui räägime juba 40 taudikoldest, millest juba veerand jääb käesolevasse aastasse ja kahjud juba siin võime hinnata 22 miljonit ja rohkem. Ja see on kõik kahju, mida me saame arvestada, mis läheb kompenseerimisele, aga muu kahju, mis siin või muu saamata jäänud tulu kindlasti on märkimisväärselt suurem. Me ei räägi siin ka jutuks olnud kahjust ettevõtetele, kes on siis võtnud sisse taudikoldest ohustatud perioodil loomi ja nende liha käidelnud. Aga siin ma hetkel lõpetaksin, kui on küsimusi, võin täiendavalt. Aitäh, Olev. Kas on Olevile küsimusi? Ei ole, aga Arvo, kas sa jagaksid oma mõtteid? Jah, ega midagi väga uut ei ole siia lisada, et olukord on endiselt praegu, arvestades ka sellega, et sellest nakatunud sigalast toimus praegu päris palju liikumist välja, põrsaste väljavedu. Et siis me oleme kindlasti praegu peame olema hoidma pöidlaid, et sealt midagi nüüd edasi ei läinud. Õnneks põrsastega nakkus edasiviimine on olnud meil üldiselt päris keeruline ja raskendatud. Neid juhtumeid on üsna vähe. Ma mõtlen isegi meie Balti piirkonnas, kus oleks nagu nakatunud farmist põrsastega edasi viidud. Et selles mõttes
on nagu olukord lootustanud, aga siiski et viide kohta see on viidud, et siis see on juba päris suur arv jällegi farme, kuhu nad liikusid, et siin sellega tõenäosused jällegi räägivad selle kahjuks, eks ole. Aga jah, et eks nüüd see ooteaeg meil on vähemalt siis veel selles mõttes paarkümmend päeva pärast seda väljaviimist ja pluss siis veel muidugi, et see septembrikuu on kindlasti meil see kõrgendatud riskiperiood veel. Vähemasti septembrikuu, eks ole, ja praegu, mis võib-olla on murettekitavam, on see, et see laine, mis nüüd põhja poole liigub ka liigub Jõgevamaa suunas, eks ole, et Jõgevamaal on meil samamoodi päris palju seafarme ja mida rohkem neid farme seal piirkonnas on, seda suuremaks selles risk muutub, et mõni neist ka pihta saab. Ja et muidugi nüüd, et meie kõige turvatum farm niimoodi nakatus, see kindlasti meil kõigil tekitab võib-olla sellist, kuidas ma ütlen selle kohta, et umbusku, kas bioturvalisuse meetmed siis tõesti üldse aitavad meid, eks ole, aga ütleme siis veel kord, et ikkagi me näeme seda, et kõrgem bioturvalisus üldiselt, me ei tea, mis asi see täpselt seal on selles bioturvalisuses, eks ole, missugune komponent seal eelkõige aitab, aga kõrgem bioturvalisus üldiselt on ikkagi seotud väiksema nakatumise riskiga. Nii et sellele tuleb endiselt rõhku panna praegu ikkagi igale töötajale püüda see asi selgeks teha, et siin ei ole võimalik kompromisse kusagil teha. Ja sellised mõtted praegu. Aitäh, Arvo. Olev, kas sa tahad midagi veel juurde lisada? Ja, et kui Arvo siin viitas taudi või metsastaudi levikule, siis võib-olla ka viimastest andmetest, et mis augustikuus uued leiud on olnud, lisaks veel juulile, et ütleme kõige rohkem positiivset käesoleval aastal on olnud siis ikkagi Viljandimaal 129-st 32, Tartu maakonnas 21, Põlvas 16, Jõgeval 17 leidu. Sealt allapoole juba siis tulevad Järva 10, kus on tegelikult varasemalt on juba pikalt olnud piirkond vaba. Rapla 4, samuti varem vaba olnud Valga 8, Võru 9 ja augustist rääkides siis Viljandis on kõige rohkem tegelikult olnud positiivsed leid, et just nende samade farmide ümbruskonnas, et sisuliselt, no mitte kõik nad seal, aga Viljandimaal kokku 25 positiivset metsa leidu. Jõgeval küll mitte nii palju, et 4, aga kindlasti ei saa seal rahulik olla, et jah, need on uued asukohad, uued liikumised. Et Tartumaa tuleb peale Viljandimaad teisena positiivsete leidude osas 12. Et nii need leiud siin hetkel on. Ja kui veel rääkida, et mis nende kõikide asjade taga on, et meil on järgmisel nädalal appi tulemas hinnangute andmisel või olukorra analüüsimisel Euroopa Komisjoni ekspertide missioon eesotsas professor Tepneriga. Eksperdina kaasas ka Leedu veterinaarteenistuse esindaja ja Itaaliast labori valdkonna esindaja. Nii et nad on siin 3 päeva ja püüavad siis aru saada, et mis olukorras oleme. Võimalik ka hinnata, miks me sellises olukorras oleme. Ja kuidas me kas nüüd sellest olukorrast välja saaksime tulla või vähemalt, et edaspidi ennast sarnase eest kaitsta. Et loodame saada mingisuguseidki vihjeid või kaasamõtlemist või teise nurga alt vaateid. Aga kokkuvõtte nendest siis natuke hiljem, et järgmise nädala lõpuks peaksime saama meie esmase, aga kui meil on ka midagi jagada, siis kindlasti jagame ka.
aga praegu ikka aitäh. Aitäh, Olev. Tanel, ma küll ei palunud sinult ühtegi ettepanekut, aga kas sa saad niimoodi, kuna sa oled selle jahinduse ja metsa küttimisega, kuidas praegu on teil need droonitegevused käivitunud, kas on Oli leitud? viimasel hetkel 7 lendu tehtud ja veel paar tükki planeerimisel. Need olid peamiselt Tartumaal, aga ka Viljandis olid tulemas. Ütleme, et see koostöö toimib ja kasvab. Ja nagu vist, ma ei tea, kas siit ka läbi käis, et saime ka Kaitseliidust kontaktid ja võime ka sealt kaasata operaatoreid ja laiendada. Ja hanke on väljas, aga hankega läheb ilmselt veel ikkagi 6 aega vähemalt ära, enne kui me selle väljaõppe ja droonitarne kohale saame. Siis hakkame edasi sellega tegelema. Küttimine läheb aktiivselt, üle-eestiliselt ligemale 4500 metssiga, mis on tegelikult päris hea tulemus. Seda aasta aega arvestades ja küttimisvõimalusi tähendab enam-vähem üle poole suurem kohati kui eelmisel aastal samal ajal. Järgmine september on meie jaoks problemaatiline aeg, siis on ka tihti viljad koristatud ja seade liigub veel söödal, et nende jahtimine läheb veel proportsionaalselt raskemaks. Aga on siin ka valitsuse erakorralisest fondist ka seale pearaha septembriks ette nähtud, et loodame, et see veel lisaks motiveerib. Kuigi jahimehed on väljendanud ennast ka enamasti suhteliselt niimoodi, et see pearaha ei ole küll see, mis neid nagu sinna nagu suunab. Et jahimehed üldisena nagu tänan koostöö eest, et nad on ikkagi saavad probleemist aru ja nad on keskendunud jõuliselt sellele küttimisele. Et väga paljudes väiksemate jahimeeste hulgaga jahipiirkondades ongi nagu mehed ütlevad juba, et nagu ööde kaupa magamata ja hakkab see juba elu nagu häirima see asi. On sellega siin ka paar projekti, et kuidas jahipiirkonna üleselt seda jahti organiseerida ja mis sellega teha saaks, aga siin väga häid tulemusi ei ole. Tõrvatilgana kipuvad üles tulema ka tülid ja konfliktid mingites piirkondades, et kes kellele lube annab ja mis tingimustel annab. Et käis ka eelmine kord siin samast üle, et oli Tartumaal üks jahipiirkond ja Ida-Viru üldiselt. Et vestlesin Tartumaas konkreetse jahipiirkonna esindajaga, selgitasime mõlemad oma seisukohti. Tema ütles, et mis see taust on, et neil olid enda jahigrupid koondatud juba, kes peavad ühisjahti üle terve jahipiirkonna regulaarselt enam-vähem 3-4 päeval nädalas. Ja teiste sinna sekkumine oli nendele jahi ohutuslikult nagu vastuvõetamatu. Et ma väga tungivalt rõhutasin, et tuleb leida selleks nagu võimalusi ikkagi, sest et Tartu ja Viljandimaal meil ei ole siin väga palju midagi nagu vastu vaielda, et siin tuleb nagu lihtsalt kütta nii palju kui võimalik. Ta sai jagu ja lubas leida võimalusi, kuidas seda jahikorraldust paremini teha ja võtta need ka konkreetsed isikud, kes lube ei saanud ja leida nendega koostöökohti. Ida-Viruga on see sama teema, seal on ilmselt plaanis, et mingil hetkel peamegi jahindusnõukoguga veel laiemalt rääkima, kuna Ida-Virumaad haldab üks Ida-Virumaa jahimeeste selts, kes omab seal kõikides jahtkonnades seda kasutusluba. Et juhis ka tähelepanu. Öeldakse, et seal on ka mingid jahipiirkonnad, kus on natukene nii-öelda traditsioonisse lubade väljastamine kinni. Ja siis meil muidugi konfliktikohad on Saaremaal, aga Saaremaaga ongi seal keeruline. Saaremaaga on selge sellise asustustiheduse juures nagu seda varianti, et siga ei ole, ta peaks kuidagi nagu, see ei ole väga palju neid samuseidki vabandusi. Aga mis on Keskkonnaameti jaoks keeruline on see, et me ei saa selgelt kohustadega väljastada ise jahipiirkonda kellele küttimislubasid. Illustreerivalt see sama juhtum, et kui meil on praegu ju seajahilt eemaldatud kõik piirangud. Meil on seal öösihikud, meil on seal sõidukid, valgustused, asjad ja kui me laseme ilma koordineerimata maakonna peale nii-öelda inimesed küttima ja vastu ka jahipiirkonna kasutaja tahtel, siis me toome nagu hästi palju ohuolukordi ja tegelikult see hakkab ka mingil hetkel nagu vastu töötama. Et see on sama asi, et kui maakonnas sõidab korraga ringi 10 meest autodega. Üks varitseb põllu ääres, siga natukese aega sõidab auto ümber selle põllu ajab need sead minema. Mida meil on vaja, on koos jahimeeste seltsiga koostöös rääkida ja leidagi lahendused jahi koordineerimiseks. On need siis mobiilirakendused, registreerimised, teada andmised, kes kus liigub. Sellega saaks selliseid kohti maandada. Aga tähtis on see, et tuleb hoida see dialoog üleval ja nii Keskkonnaamet kui Eesti Jahimeeste Selts lihtsalt need probleemid kerkivad, siis räägivad kõik võimalused läbi ja on niivõrd jõulised selle juures, kui me saame. Nii, ja üks siin uuemad koerajahi teemadega, et selle
see on siin nüüd arutlusel need tingimused, kuidas me hakkame lubama. Esialgu plaan on see, et see on septembris ja ikkagi peamiselt põldudel. Ja kindlasti tuleb sinna kuidagi sisse saada lisatingimused, vältida ikkagi need loomade liikvele ajamist ja ka teiste loomade häiringuid, eriti seda siis ka sigalate ümbruses. Et need saavad ka siin lähipäevadel paika, siis me saame seda täpsemalt välja hõigata. Nii, jahinduse lained vist lühidalt kõik. Arvo tõstis korra käe. Ja ma tahaks siia võib-olla lisada ja võib-olla jah, et seda rõhuasetust ikkagi, et praegu et see, mis me nüüd teeme nakatunud aladel, et see on nüüd nagu juba tagantjärele tarkus, et siin võib eeldada, et see katk teeb praegu siin tõhusamat tööd, kui jahimehed suudavad küttida, aga praegu see rõhuasetus peaks olema just, et me veenaksime, et eelkõige näiteks Lääne-Virumaa, kus meil on väga palju seafarme, et see Lääne-Virumaal toimuks jahipidamine nüüd juba praegu algaks, eks ole, ja põhijahihooaja saaks siis nagu ikkagi see töö tehtud, eks ole, enne kui see järgmine suveperiood saabub. Ja samuti siis, eks ole, Ida-Virumaa, no Harjumaa samamoodi, kuigi Harjumaal nüüd nii palju seafarme ei ole, aga ja Läänemaa samamoodi, aga no vaatamata sellele, et ikkagi need praegu, kus veel katku sees ei ole, et seal tuleks küttida, et mitte jätta neid sigu siis katkule tappa, et ma ikka siis võiks ka jahimeestele siis südamele panna, et kui te ei küti seda emist, siis see katk tuleb ja tapab selle emise ja väga piinarikkalt tapab, eks ole, minge vaadake neid emiseid, kes praegu seal eksekos surevad, eks ole, aborteerivad, eks ole, kuidas nad seal maas hingeldavad, see oleks ilus õppematerjal, mis juhtub selle emisega, kui ta katku jääb metsas. Täpselt seesama asi juhtub temaga, eks ole. Ta sureb väga piinarikast surma, et kui me seda emist praegu ei küti, siis tuleb katk ja tapab ta. Et no, me peaks kuidagi sedapidi võib-olla siis jõudma selleni, et ikkagi praegu oleks vaja ikkagi kõiki järjest küttida praegu, et päästa nende vaeste emiste piinadest, eks. Nagu see ei ole väga hea materjal, aga meile selle nii-öelda katku sureva kodusea mingi videomaterjal on kuskil olemas. Ma leian, et see oleks tõesti emotsionaalselt hea materjal, mida jagada ka jahimeestega tegelikult. Olev tõstis käe. Ma muidugi, jah, aitäh. Ma muidugi alahindaks ikkagi ka sigalate ümber sellise metsja jaoks ohutsooni tekitamist, et kui seal ikka intensiivselt kütitakse, et targa loomana ta ehk hakkab sealt eemal hoidma. Aga no mine tea, et see puudutab, kui neid alasid, kus katk juba sees on, et siiski need mõtted, mis me siin ekspertrühmas olid, et on teatud nulltolerantsiga alad, et see tahaks ikkagi, mitte tahaks, vaid tahab ikkagi praktikas ka läbi proobis, kuidas ta muidugi teostub, on ise küsimus, aga kindlasti ta saab proovida. Et jah, et see oleks nagu mõte. Aga siin on üks küsimus oli, mul just tuli ka, ja mis räägib ka nüüd Arvo jutul natuke kaasa, tuli just 5 minutit enne koosoleku algust Hiiumaalt. Ja viidati siin toetusmeetmetele, et kuigi Hiiumaal jah, ühtegi suurt sigalat ei ole, et aga siiski ka seal populatsiooni ohjamine ilmselt on mõistlik. Et kindlasti tuleb nüüd toetusmeetmete rakendamisel ka, mis puudutab küttimist ka kuidagimoodi võrdsemalt kohelda neid piirkondi, kus sigu on, aga see on kindlasti natuke teine teema juba. Aitäh, Olevaga üks küsimus, et Meeliselt, et kuna Viljandimaa on Saki osas väga kriitiline piirkond, siis kas on andmeid Viljandimaal kütitud sigade arvust viimasel 2 kuul? Et see, kui me olime see esimesel ümarlaual, siis oli ka näha, et see Viljandi ümbruses on metssigade populatsioon väga suur. Et kuidas, et me tol korral juba ehmatasime ära, et teades, et mis piirkond, kus piirkonnas meil suured seafarmid on. Üks hetk, mul on tabel ees, ma kohe võtan sealt Viljandi täpsemalt välja ja kirjutan siia viimase 2 kuu küttimise. Et kui nüüd Tanel näitab seda viimase 2 kuu küttimist, siis kas kellelgi on Arvole ja Olevile veel praegu küsimusi?
hetkel tundub, et tere Anu Siimsaareveli Jaa. sina Veekonist, et mul oleks Jaa. tegelikult küsimus Tanelile, kas võib küsida? ja, Et kas te Tanel olete arutanud ka seda, et metsseast väike uluk tekitada? Siis Jaa. oleks need probleemid maas, et need ajaloolised, ütleme siis nii-öelda jahiüksused, jahisektsioonid, kes kellega riius saab luba, ei saa luba, välja mõeldud probleemid, et see automaatselt lahendaks tegelikult probleemi. on korduvalt käinud siin letis aastate jooksul ja ka praegu juba paar korda, et me lahendasime selle esmase kohustusega alates novembrist hakata maaomanikule lube väljastama küll lisatingimustega, aga kindlasti kui ma kaalutakse seda veel. Ja see oleks nüüd see asi, mis peaks. Jah. Et see eeldab natukene laiemat ringi, et siia tuleb kaasata ka, peaks tulema tegelikult auditore ekspertrühma ettepanekuna, et seal me oleme seda ka arutanud ja me kindlasti arutame seda seal veel. Ja teine asi tegelikult, mis paneks ka kindlasti jahimehed mingites, ma ei ütle üldse, aga mingites sektsioonides, nagu te enne mainisite, on keerulisem see olukord rohkem liigutama, kui oleksid nii-öelda siis trahvid suuremad, ütleme siis sanktsioonide põllumehele hektari kohta, kui täna vist on, kui ma õigesti mäletan, 100 eurot hektar, kui on nii-öelda siis saak kaotatud, ütleme, ja seda oleks kergem nagu sisse nõuda, kui see oleks 300 eurot hektar, no ma lihtsalt ütlen praegu nii-öelda, need numbrid on lihtsalt võetud laest, summad oleksid oluliselt suuremad, siis kindlasti ka motiveerib see, et me ikkagi jahisektsioone rohkem pingutama. Jah, kindlasti ütleme niimoodi, et me ei ole siiani tegelikult karistanud jahipiirkondi väga, me ei ole tegelikult olnud sisult juriidiliselt ka võimalik. Jahi nii-öelda küttimismiinimummahtude täitmist on vaadatud maakonnapõhiselt, kuna Keskkonnaagentuur on meile senini andnud ette maakonnapõhised küttimismahud ja nende jaotus on jahindusnõukogude ja viimase Keskkonnaameti otsustada. Aga tõenduslikult jahipiirkonna tasemel seda, et kui palju seal oli sigu, kui palju neid kütiti, et sellesse ei ole siiani ühtegi menetlust selle põhjal alustatud. Sellel aastal me oleme selle sihi seadnud nii, et me juba oleme kehtestanud jahipiirkonna põhiselt selle küttimismahu. Ehk sel aastal jahipiirkonnad, kus jäävad küttimismahud täitmata, et sinna me vaatame nüüd piirkonna põhiselt sisse. Kuna meile Keskkonnaagentuur otseselt ei anna seda jahipiirkonna taset, siis ilmselt tuleb teostada selle ekspertiisid ja tõendada siis ära, et kas see küttimisvingutus oli piisav või ei olnud. Et sellel aastal on see plaan ja me kindlasti ka, kui on tõendatud see teadlik nii-öelda sigade nagu hoidmine või küttimisvingutuse tagasihoidmine ja selle tulemusena on ka katku levik piirkonnas, siis me suhtume sellest täie tõsidusega. Selge, aitäh. Aitäh, Siim, aitäh, Tanel. Tanel, sa kirjutad või näitad pilti selle Viljandi piirkonna osas? 48 metssiga 2 kuu jooksul ma jagan ka pilti sellest jahise viimastest küttimisandmetest, et see on näha seda soolist ja vanuselist struktuuri ka sealt. Silma otsast äkki said juba märganud, aga silma nurgast enne, kui ma aktsepteerisin ära, kaotasin ära sinu nimekirja. Nii, kellelgi on mikrofon praegu. Ja. Siin on Viljandi maa küttimine näete ülevalt ja siin on kuude lõikes ja siit need 2 tükki on Viljandi maa viimased kuud. Ja ülevalt kahjuks siin ei ole praegu hästi näha, aga siin on jaotus on kultide ja emiste lõikes. Nii et on püsiv küttimine olnud, tahaks näha natukene kõrgemat, et eks me sellel teemal neid diskussioone ka alustame. Kui kellelgi vaja on, siis ma võin need andmed ka täpsemalt saata mingil hetkel. Aga sa võid tegelikult, me saame seda andmed ka jagada praegu, ütleme, et siis konkreetselt, mis on nagu tänane olukord ja see, kas kellelgi on praeguse teemade osas küsimusi? Et Made kirjutab siin, Tanel, kas sina näed seda või ma loen ette seda sõnumit? Jah, ma loen seda. Ei, see on vale arvusam natuke. Ei, nad on iseseisev autonoomne organ, mis puudutab jahilubade väljastamist, jahi korraldamist, see, et ulukipopulatsioon tuleb seal täis küttida.
et see kohustus on ja see ei lähe kuhugi, nagu ma selgitasin, sel aastal on eriti tõsiselt plaan sinna ka sisse vaadata ja tõesti karistada ja karmilt vajadusel. Sest ütleme, et lisaks trahvile on siin päevakorras ka see, et kui tõsta see limiitide mittetäitmine jahindusnõukogus võib jahipiirkonna kasutaja ka oma loast ilma jätta. Ja tööriistakast tegelikult see on, mida me praegu välja töötame, et sellega, mis me sellel aastal jahipiirkonna põhise arvukuse hindamise põhjal paika saame, et eks me katsume sellega ka seadusesse minna. Nii et kui ilmselgelt hakkabki ilmnema, et see katk on asi, mis hakkab siin korduma, siis on see asi, mis tuleb ka meil nagu järelevalveliselt nagu tagada. Aitäh, Tanel. Aga me oleme praegu vestlusringis edasi, aga et me peame vaatama ka ikkagi tulevikku ja nagu öeldakse, et lootus sureb koos patsiendiga, siis ma annaksin nüüd sõna Kristelile, et millised meetmete võimalused meil on ja milline see ajajoon on ja kuidas ministeeriumi poole pealt need ette on nähtud. Kristel, kas sa oled kuuldel? Ja ma olen kuuldel, aga millegipärast mu pilti ei ole näha, et ma selle kohta ei oska öelda. Ma katsuks jagada hoopis nüüd siis ekraani, et räägiks siis selle juttu ikkagi ära, et ma küsin, kas on näha? See tööversioon on praegu näha. Nii, kas slideshow'd ei ole näha? Nii, nüüd on suurepärane. Nii, et kuigi te mu pilti ei näe, siis ma arvan, et ma räägin oma juttu ära, ma pärast tegeleme oma arvutiga, et miks see pilt ette ei tule. Et ma räägin siis nendest investeeringutoetustest, mis meil on hetkel juba olemas ja nendest, mis siis on ka praegu väljatöötamisel. Et hetkel on siis olemas pikalt välja töötatud põllumajandusettevõtjate investeeringutoetuses keskkonna ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks. Et see on siis strateegiakava meede ja see siis avaneb nüüd selle kuu lõpus ehk 29. september kuni 19. november on siis toetuste taotlemise periood ja seal on siis 5 prioriteeti, et loomakasvatajate puhul kindlasti kõige olulisem on siis loomade heaolu suurendamine ja bioohutuse suurendamine koos loomade heaolu suurendamisega, et bioohutuseks saab investeeringutoetust taotleda, aga see peab olema siis tehtud koos loomade heaolu suurendamisega, et siis on see võimalik. Ja toetuse määr on siis siin 50–60% olenevalt siis tegevusest, ehk siis loomapidamishoonete puhul on see 60% ja toetuse summa on siis loomakasvatushoonete puhul 1,5 miljonit eurot, muude tegevuste puhul siis 1 miljon eurot kuni siis kogu programmperioodi jooksul. Ja sea- ja linnukasvatuse kogu summa sellest sekkumisest on siis 10 miljonit eurot. Aga siis selle aasta juunis sai siis vastu võetud määrus, millega me siis tegime eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetuse, ehk me tegime siis täiesti eraldi meetme loomataudide ennetamiseks, kuna siis selles eelnevas, mis ma just rääkisin, et selles oli siis võimalik teha neid investeeringuid ainult koos loomade heaolu suurendamisega, et siis oleks eraldi meede selleks, et tõesti ainult bioohutusse teha. Ja see meede meil oli avatud siis juuni lõpus, juuli alguses ja seal võtame, et kui nüüd kiiresti läbi vaadata, et mis nende tingimused siis olid, et selle raames me siis toetasime tegevusi, mis olid suunatud siis bioohutusse ja toetuse määr oli siis väikeettevõtetel 80% ja suurematel ettevõtetel, kelle müügikäive siis oli eelneval majanduse aastal 250 000, oli siis 60%. Ja toetuse summa siis kogu programmperioodi jooksul oli 400 000 taotleja kohta. Ja nagu tavapärastel investeeringumeetmetel on, et seal on vaja siis see ergutav mõju, ehk siis tegevused olid kõik abikõlblikud peale seda, kui PRIA-l oli siis taotlus esitatud. Ja hindamiskriteeriumites meil oli ainult miinimumnõue, mis tähendas seda, et toetuse taotleja pidi pidama siis ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi. Ehk siis tegelikult võtsime vastu siis kõik taotlused kuni eelarve lõppemiseni, mis siis vastasid miinimumnõuetele. Ja seal lisaks tingimused oli see, et tegevus tuleb siis 1 aasta jooksul ellu viia. Tegevusega peab alustama vähemalt 6 kuu jooksul
ja sihipärane kasutamine on 3 aastat. Ehk siis nüüd jõuame siis ka selle valitsuse otsuseni, ehk siis valitsus otsustas 31. juulil, et seesama meie toetus, ehk siis eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringu toetus, mis meil oli siis sellel aastal avatud 30. juuni kuni 3. juuli, et see tuleks nüüd uuesti avada siis ainult seakasvatussektorile ja seda toetuse eelarvet siis suurendada 1,5 miljonit eurot. Et kuna see on siis strateegiakava meede, siis see tähendab seda, et see eeldab strateegiakava muudatust, mis on siis EIS-is hetkel ja ta on EIS-is kuni siis kolmapäeva õhtuni, ehk nii kaua saab teha ka sinna ettepanekuid, kui keegi tahab sinna teha. Ja peale seda me siis esitame selle Riigikantseleile ja peale seda läheb ta ju komisjoni. Ehk siis ma arvan, et kuskil siin poolest septembrist me saaksime selle komisjonile ära esitada ja kõik kulud on siis abikõlblikud peale seda, kui ta on komisjonile ära esitatud. Nüüd on küsimus, et millal me selle investeeringutoetuse vooru võiksime uuesti siis avada, et mis on siis mõeldud ainult seakasvatusele ja mille eelarve on siis 1,5 miljonit eurot, aga ma arvan, et seda me saame siin sektoriga veel rääkida ega vaadata seda, millal siis PRIA jõuaks oma ajaplaanis selle toetuse vastu võtta. Nüüd Vabariigi Valitsus on teinud veel 2 otsust. Ehk siis 31. juulil otsustati ka eraldada siis veel 1,5 miljonit eurot seakasvatussektorile siis taudiennetuseks, investeeringutoetused bioturvalisuse tõstmiseks. Ja siis 21. augustil tegi valitsus veel ühe otsuse, ehk siis suunata veel 1,5 miljonit eurot seakasvatusettevõtetele siis täiendavate loomakasvatushoonete kasutuselevõtuks kriisi lahendamisel. Ehk siis nii-öelda võtta kasutusele siis sellised loomapidamishooned, mis seni ei ole aktiivses kasutuses, aga mida siis on vajalik selleks, et sellest leida siis loomadele uus asukoht. Ja nüüd need on siis mõlemad riigiabi meetmed, milles osas on meil vajalik taotleda ka riigiabi luba, et neid toetusi maksta. Ja tänaseks oleme siis jõudnud sinnani, et biohutuse suurendamise investeeringutoetusi võib ka maksta siis nende tegevuste kohta, mis on tehtud siis tagantjärele. Ehk nii nagu me kevadel meil oli ka suu- ja sõrataudi erakorraline investeeringutoetus, mida me siis, mille kulud olid siis abikõlblikud alates siis sellest, kui siis selline suu- ja sõrataudi puhang oli olemas, et siis siin on ka, et kuna see esimene SAK-i puhang oli sellel aastal meil 30. juunil, ehk siis nende puhul me siis lähme taotlema riigiabi luba selleks, et siis ka need biohutuse suurendamiseks tehtud investeeringud oleksid siis toetatavad tagantjärgi kuni siis 30. juunini. Aga et nende meetmetega edasi minna, siis meil oleks vaja koostöös seakasvatussektori ettevõtjatega kokku leppida see, et millised on siis toetatavad tegevused. Et kui meil seni näiteks suu- ja sõrataudi puhul oli meil siis 2 meedet, üks oli siis see eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetus ja teine oli siis meil erakorraline toetus, et nende toetatavad tegevused olid natuke erinevad. Et selles mõttes me peaksime selle läbi arutama, et kas me läheneme samamoodi või me siis võtame sellise laiema käsitluse, mis on siis selles samas strateegiakava määruses. Siis me saame natuke läbi rääkida ka seda, et milline võiks olla siis toetuse määr ja suurus, et strateegiakava raames rakendatavas meetmes on meil toetuse summa on tehtud ainult toetuse summa ettevõtte kohta. Samas, kui me tegime suu- ja sõrataudi investeeringutoetust seda erakorralist, siis me seal tegime ka toetuse summa loomapidaja kohta, et need on need kohad, mis me tegelikult peaksime koos läbi vaatama ja kokku leppima, et kuidas me edasi lähme. Ja oluline on tegelikult vaadata ka selle poole peale, kuidas me siis taotlusi hindame. Ehk senini kogemus on meil siis olnud see, et traditsioonilistes investeeringumeetmetes me võtame, on siis taotlemine voorupõhine, ehk siis võetakse kõik taotlused vastu, kui voor on avatud ja tehakse siis hindamine vastavalt hindamiskriteeriumitele ja nende hindamiskriteeriumite tulemustel siis tehakse paremusjärjestus ja toetused siis rahuldatakse vastavalt paremusjärjestusele seni, kuni siis eelarvevahendid
otsa lõpevad. Nüüd seda eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringu toetuse puhul meil oli avatud voor, kus siis oli vastavushindamine. Ehk siis meil oli see miinimumnõu oli see, et oli ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi ja siis võeti taotlusi vastu kuni selle hetkeni, kui eelarvevahendid otsa lõppesid. Nüüd selle suu- ja sõrataudi erakorralise meetme me tegime selliselt, et me võtsime siis vastu kõik taotlused, mis sellesse erakorralisse meetmesse siis esitati ja seal me siis tegime või seal tegelikult selle on nüüd tegemisel proportsionaalne vähendamine, kuna meil oli seal eelarvet 1,5 miljonit, aga taotlus esitati 3 miljoni euro eest. Ehk siis need on nagu erinevad valikuvariandid, kuidas siis neid kahte meedet, mille kohta meil on valitsus siis vahendid eraldanud, rakendada. Ja seda me siis tahaksime seakasvatajatega koos ka arutada, et teha siis selline meede, mis oleks sektorile tänaseid vajadusi arvestades siis kõige sobivam. Ja muidugi arvestades ka riigiabi tingimusi. Ja see protsessi ajakava siis näebki ette see, et me koostame ministri määruse eelnõu, teeme selle juriidilise ekspertiisi, saadame selle EIS-i kooskõlastamisele ja kui see eelnõu on meil sellises kooskõlastamisele minemas versioonis valmis, siis peale seda me saame esitada selle ka Euroopa Komisjonile riigiabi loa saamiseks. Peale EIS-i me saame määruse vastu võtta ja saame ka taotlusi vastu võtta. Aga toetuse me saame välja maksta peale seda, kui me oleme saanud siis ka riigiabi loa. Senine erakorralise toetuse puhul ja varasemad kogemused on näidanud, et sinna läheb kuskil 10 nädalat riigiabi loa saamiseks, arvates siis sellest hetkest, kui me oleme selle Euroopa Komisjoni selle taotluse esitanud. Sellega me peame siis arvestama ja mis puudutab selle taotluste vastuvõtta, et siis hetkel on seda vara öelda, millal me seda teha saame, et kas me peame vaatama ka PRIA ajakava, kuidas siis need taotlused vastu võtta, aga nüüd kõik need investeeringud, mis me siis lubame bioturvalisuse tõstmiseks ja kus me ka riigiabi luba lähme taotlema, on siis toetatavad tagantjärgi. Ma loodan, et komisjon annab selle ühe loome selleks taotluseni siis selle aasta kevadel. Ma loodan, et komisjon annab ka nendele tegevustele siis selle loa meile maksta neid toetusi siis tagantjärgi. Et selline on siis meie hetkeseis. Aitäh, Kristel. Kas hetkel on Kristelile küsimusi? Nii, Siim. Aitäh. Minul on küsimus Siim Saarevel, Linnamäe Peekon. Kas emise taastamistoetuse peale olete ka mõelnud? Ja, me oleme selle tootmispotentsiaali taastamise toetuse peale ka mõelnud ja just siin eelmisel reedel vaatasime veel kõiki neid riigiabi aluseid, et kas ja kuidas oleks võimalik seda teha. Ja tegelikult oleme jõudnud sinnani, et kui on makstud nüüd toetus või hüvitis selle emise, kui emis on saanud siis sakiga nakatatud ja või siis, et on pidanud hävitama, siis nendele ettevõtetele, kus põhikari on hävitatud, me ei saa tootmispotentsiaali taastamise toetust peale maksta, sest neid kahte meedet ei tohi omavahel siis nii-öelda kumuleerida, et see on riigiabi, see on täiesti erand. Kui seda ütleme, kui nüüd neid kahjusid ei hüvitata 100%, siis selle mitte hüvitatava osa ulatuses on võimalik teha seda taastamise toetust, aga kui kahjud hüvitatakse 100%, siis seda taastamise toetust maksta ei ole võimalik, et me saatsime ka reedel täiendava küsimuse komisjonile, et kas me ikka saame sellest skeemist sellisena aru, aga me ei ole veel hetkel selle vastust saanud. Kas siis seadused on muutunud, et varem oli eelmiste nii-öelda siis siin aastaid tagasi siis ikkagi see töötas, ütleme selles mõttes selline toetusmeede, et täna enam seadusi ei luba seda siis nagu? Varasemalt oli tõesti MAK-i perioodil oli ka taastamise meede olemas ja selles osas on see, et seal tuli ka vaadata neid kulude kumuleerimist.
Ehk praegusel me vaatasime läbi ka selle strateegiakava määruse, mille raames me tegelikult oleme strateegiakavasse, kui me kevadel selle muudatuse tegime seda loomataudi ennetamise investeeringutoetuse maksmiseks, et me tegime tegelikult selle sekkumise laiema, et kus oleks võimalik maksta ka tootmispotentsiaali toetust, aga määrust me sellele veel peale ei teinud. Ja kui me nüüd vaatasime ka selle strateegiakavasse sisse, siis ma ütlen, et me saatsime komisjonile täiendava küsimuse, et kas me saame ikka kõik ühtemoodi sellest aru, et nendele ettevõtetele, kus on SAK sees olnud või kus on pidanud põhikarja hävitama, et me ei saa tulla tootmispotentsiaali taastamise toetust peale maksma. Et täna minu teadmine on see, et me ei saa seda sellisena teha või kui ei ole seda 100% hüvitatud, siis seda vaheosas saab, aga me ootame ka siin veel komisjonilt vastust. Iseenesest väga kahju, et tegelikult ma arvan, et see oleks nagu ikkagi seakasvatajatele selge signaal, et selline võimalus on olemas või ei ole, et ilmselgelt kui see toetust ei ole, et nii mõnigi ei pruugi siis enam taastada oma karja. Ja ma saan sellest täiesti aru, sest me oleme ka varasemalt öelnud, et taastamise toetamine on võimalik, aga kui nüüd vaadata nendele detailidele sisse, kus see saatan peitub, siis hetkel on meil selline teadmine, mida me tegelikult mõtleme veel kord, et me kontrollime seda ka veel üle komisjonist, et kas me saame sellest niimoodi aru, et kui peaks olema selle taastamise potentsiaali taastamiseks toetuse maksmine, siis loomulikult me ei välista seda. Lihtsalt riigiabi puhul on see, et oluline oleks, et need alused oleksid kõik olemas, sest et riigiabi selline et tingimused nagu ütlevad seda, et isegi kui riik maksab mingit toetust, siis toetuse saaja peab olema kindlus, et see abi, mida ta saab, on nii-öelda riigiabi reeglitega kooskõlast, et see on selline pandud selline nõue ka nii-öelda selle riigiabi saajal, et ta peab olema ise ka veendunud, et aga meie riigina ei taha maksta abi, mis ei ole kooskõlas riigiabi reeglitega. Arusaadav, aitäh. Raul. Tere, on kuulda? Jaa, on küll kuulda. Minul selline küsimus, et konserveeritud sigalate kasutamise võtmise meede, et see puhang ju laieneb, aga seal on 1,5 miljonit. Kas teie majas on olnud jutuks, et seda summat ka suurendatakse või jääbki see 1,7, ükskõik palju neid tabandusi tuleb? Aitäh, et hetkel me ei ole seda arutanud, et see sai nüüd siin tõesti memorandumisse eelmisel korral, et täna me koostame järgmist memorandumit, mis peaks olema selle nädalal valitsuses, et hetkel me ei ole seda summat tõesti arutanud, et kui suur see vajadus võiks olla. Arvo, aitäh, Raul. Arvo? Mikrofon on sul kinni. Mul oli küsimus seoses selle investeeringumeetmega, mis käib koos heaolu tõstmisega. Et kuidas seda nüüd siis käsitletakse? Kas sama meede peab olema siis nii bioturvalisust parandav kui heaolu parandav või vaadatakse seda eraldi, et ma investeerin bioturvalisusesse ja investeerin ka heaolusse, kas siis, ma ei tea, sama proportsionaalselt või kuidas seda praegu vaadatakse? Jah, see küsimus on selle keskkonna ja kliimapoliitika eesmärkide investeeringutoetuse kohta, et me selle meedet välja töötades ja strateegiaga välja töötades sekkumisega tehes meil tegelikult oli komisjonil ettepanek, et me teeme eraldi biohutuse suurendamise ja eraldi loomade heaolu, aga komisjon oli väga jäigal seisukohal, et ainult biohutusmeetmete suurendamise ilma loomade heaolu suurendamiseta toetust maksta ei tohi, siis sinna ta niimoodi jäi, aga nüüd võttes arvesse seda, mis meil kevadel oli see suur sõrataudi levik koht, siis me tegime eraldi sekkumise ainult siis selleks biohutuse investeeringuteks ja biohutuse suurendamiseks, ehk siis selles meetmes, mis ma siis teisena tutvustasin, see eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetus, seal võib teha investeeringuid ainult siis nendesse tegevustesse, mis suurendavad siis biohutust. Et kahjuks need kaks meedet sellised erinevad on, või tegelikult on hea, et see teine meede meil on ka olemas, sest sealt saab teha ainult sihipäraseid investeeringuid selleks, et siis seda biohutust tõsta.
No igal juhul ma ei kujuta ette, kuidas on, siis ma kardan, see raha jääb kasutamata, sest enamus, no ma ütlen, mul on raske tuua heaolu parandamise meedet, mis mõjuks positiivselt bioturvalisusele. No, ma võiks tuua mingi neutraalse, et ta on neutraalne bioturvalisuse mõttes, aga enamus heaolu parandavad meetmeid halvendab bioturvalisust, et need asjad lihtsalt on antagonistlikud teatud määral. No me võime leida, et mis on nagu neutraalsed, aga siis ta ei paranda jällegi bioturvalisust, eks ole, kui see heaolu meede on neutraalne bioturvalisuse suhtes, siis ta ei paranda bioturvalisust. Ta parandab ainult heaolu, nii et no need on kaks antagonistlikku nähtust lihtsalt, et me tuld ja vett paneme kokku ja siis, eks ole, et siis. No selle loomade heaolu suurendamise eesmärgi puhul ei vaadata seda, et milline mõju on sellel biohutus. Aga ma ütlen jah, biohutuse suurendamist, kui tahta teha sellest KK1-st või sellest keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkidel, siis see peab olema kaasnema ka loomade heaolu suurendamine. Et sellised need eesmärgid seal olid, aga nüüd mõtlen, et kes tõesti soovib teha ainult investeeringut biohutusmeetmetesse või biohutuse tegevustesse, et siis biohutust tõsta, siis pigem võib kasutada seda eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetust, mis meil on tegelikult ka nüüd, nagu ma ütlesin, valitsus tegi otsuse, et me suurendame selle eelarvet 1,5 miljoni ulatuses ja avame selle ainult seakasvatusettevõtetele, et pigem kasutada siis seda võimalust seal, et aga kes tahab näiteks loomale auto ehitada, siis ma arvan, et see sama keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide meede on siis see, kus saab sinna neid toetusi taotleda. Aitäh, Arvo, väga head küsimused. Made kirjutab, Kristel, kas sa näed seda vestlust, et millised komponendid hüvitab tootmise taastamise toetus, sööt, tööjõukulud või räägime ainult kitsast põhikarja emiste maksumusest? Kui seda tootmispotentsiaali taastamise toetust, see, mis meil varasemalt siis oli vanas makiperioodis, siis see hüvitas ainult selle põhikarja loomade ostu. Aga ma ütlen, et selle praegu, kui me vaatame riigiabi tingimusi ja me vaatame strateegiakava tingimusi, siis nendele ettevõtetele, kus on põhikari hävitatud, me seda tootmispotentsiaali taastamise toetust minu tänases teadmises teha ei saa. Aga nagu ma ütlesin, me küsisime seda kohta ka komisjonilt täiendava küsimuse, et ootame seda vastust. Et kui see tuleb, siis me saame anda ka rohkem infot selle kohta. Ma küsin siis niimoodi, kas need üks on, mida me nagu Eesti riigina saame nendest asjadest teha, et ma saan aru küll, aga kui näiteks ütleme, selline tohutu katkupuhang on mõnes suures riigis, kas siis nagu leitakse nagu uusi lahendusi või käsitletakse meid kuidagi nagu eraldi? Et kindlasti on ju tegelikult see põhikarja taastootmine ja kogu selle poliitilise tahte ja kontseptsiooni osas on väga oluline tegelikult seda, et milline on meie Eesti seakasvatuse tulevik. Et kas seda sõnumit, ütleme, ettevõtjatele saaks nagu väga konkreetsemalt nagu ka kommunikeerida? Või ütleme, et see on nagu protsessis, et te olete oma memorandumi praegu ka tegemas, et see tänane olukord ja see Execo tohutu šokk tegelikult meile kõigile, et kuidas edasi, et see on ju väga suure tagasilöögiga, väga suure dominoefektiga lugu. Jah, me täna oleme seda memorandumit koostamas ja me oleme tegelikult vaatamas ka läbi kõiki võimalikke võimalusi, kust on võimalik veel seakasvatussektorile siis toetust maksta selle kriisi tingimustes, et me oleme vaatamas läbi turukorraldusmeetmeid, mis on siis sellistes kriisitingimustes rakendanud ja sellel aastal on olnud ka turukorraldusmeetmetest maksud ja toetust nii linnugripi puhul, suu- ja sõrataudi puhul, et me vaatame läbi selle, et mis on siis võimalikud selle SAK-i puhul ja siis selles osas ka siis põllumajanduse reservist vahendeid kasutada. Me vaatame veel kord sisse sellele, mis on meil võimalused riigiabi puhul, et millised sätted siis lubaksid veel sellises kriisis ettevõtteid siis toetada.
et seal mõned kohad on, mis on võimalikud, aga see hetkel veel ei saa seda öelda, et mida me teha seal täpselt saame, et ma lihtsalt ütlen seda, et me täna tõesti vaatame neid kõiki riigiabi sätteid ja võimalusi, mille alusel siis oleks võimalik siis teha ja ka katsume siis leida sellesse memorandumisse selle, et millised oleks siis need kõige tõenäolisemad meetmed, et üks asi, mida me oleme ka täna juba sinna kirjutamas, on see, et need pikaajalised investeeringud ehk siis seesama, kus meil täna on loomade heaoluks suurendamiseks või nii-öelda nende loomalautade või farmide ehitamiseks on meil see 10 miljonit, mis on sea- ja linnukasvatusele, et see on ilmselgelt vähe, et kui võtta arvesse seda infot, mis siis eelmisel nädalal juba välja öeldi, et meil üks emise koht maksab 5000 eurot selleks, et ta siis uue tehnoloogiaga tootmishoones oleks, et siis me vaatame, kui palju me neid Eestis neid emiseid või põhikarja on, et selle järgi oleks meil investeeringuvajadused ikkagi mitmetes kordades suuremad, kui täna see eelarve võimaldaks, et selliseid kohti me kindlasti täna ka markeerime. Aitäh, Kristel, kas kellelgi on küsimusi? Kristel, küsimus on nagu see, et millises ajajoones ootad sa meilt, ütleme, ettepanekuid tagasiside, kas loome, ütleme, peale seda koosolekut Drive'i dokumendi, kus näiteks esitad küsimused ja me saame vastata, et kuidas sa järgmisi tegevusi näed, et me liiguksime võimalikult kiiresti selles ajajoones? Ma arvan, et me võiksime sinuga eraldi kokku leppida aja, mille me võiksime siis arutelu teha, et katsuks leida selleks ajad siis järgmisel nädalal, et siis see nädal ma need kohad tegelikult siin ka ära markeerisin, kus osas me seda sisendit ootame, ehk siis nii toetatavat tegevust kui ka siis selle meetme rakendusmudeli osas, mida võiks läbi mõelda, et siis võiks teha sellise sektoriga arutelu järgmisel nädalal. Aitäh. Kas kellelgi on praegu küsimusi Kristelile? Tundub, et ei ole, aga ma teen ettepaneku, et ikkagi hoiaks seda järgmise nädala esmaspäeval samamoodi seda infokanalit lahti, et saadan uuesti ka kirja ja kutse. Paneme need materjalid ka kodulehele ülesse, aga mõte just selles, et hoiame üksteist ühises inforuumis ja mis on väga oluline, on see, et just need meetmete osas me oleksime võimalikult täpselt, et ministeerium saaks seda lahti kirjutada, et me ka, nagu öeldakse, üksteist kinni ei kirjuta, et need heaolu ja bioturumeetmed teineteist ei vähenda, vaid pigem ikkagi kogu see süsteem, mis meil võimalus on, võimendaks meie tegevust ja need investeeringud ja eks see Eesti seakasvatuse strateegia ongi meil täna võib-olla see koht, kus me peame seda koos üles ehitama. Ja praegu see on niimoodi, et 4.–5. septembril on meil ka Roostal Eesti seakasvatuse konverents. Aga seal see konverentsi mõte ikkagi ongi selles, et kuidas koos edasi, et tulla sellest kriisist välja tugevamini kui kunagi varem ja see vajabki meie kõikide tegevuste süsteemseid tegevusi ja me peame tõesti aru saama põhjus-tagajärg seos, et kuidas tulevikus ikkagi selle katkuga kohaneda, kuidas elada ja kuidas eestlaste toidulauda sealihaga katta. Et ma usun, et kõik, kes te siin täna ja praegu olete, et me alla anda ei taha, alla anda me ei mõtlegi, et me püüame kohaneda selle sakiga metsas ja koostöös tõesti jahimeestega hoida seda tulevikus metssigade populatsiooni rohkem kontrolli all. Ja ma tahan küll väga uskuda seda, et kolmandat korda sellist lainet enam meieni ei tule. Et me suudame tõesti
nendest 2 esimesest lainest õppida ja siin koos ülikooliga peamegi koos ja PTA-ga iga-aastaselt kogu aeg seda olukorda, nagu öeldakse, meenutama. Aga võib-olla tõesti, Arvo, ma tean seda, et Tarmo Tänav ka rääkis sellest sigade õudusest. Et võib-olla tõesti, kui võimalik videosse võtta, et see küll nähtamatute loomade suhtes ja kogu selle loomatealu suhtes on õudne vaatepilt, aga võib-olla tõesti mõista seda, et see on katk ja parem on ju pigem on see loomade heaolu, see katkuhaigeid ennem nagu öeldakse, unele saata, kui nad tohutus valus selles katkus surevad. Et PTA, kes te seal võib-olla neid tegevusi teete, võib-olla siis tõesti tuleks filmida. Nii, Kristel. Et Made kirjutab, et investeeringu peaks tegema farmide tootmise efektiivsuse tõstmiseks, kahjuks tuleb kogu vaba raha panna biohutuse parandamiseks. Ärikeskkond tuleb korrastada, riskid laias plaanis maandada, et me saaks toota Eesti seal ja palume ministeeriumi pika plaani lahendust. Ja, no nagu me eelmisel nädalal ka teiega kohtudes ju arutasime seda pika plaani lahendusi, et üks asi on, et mis on investeeringud ja teine asi on see, kuidas me tänases situatsioonis nagu välja tuleme ja siis nagu me ka kokku leppisime, et me seda pikka plaani saame hakata siis järk-järgult ka koos arutama, et iseenesest selles, kui me vaatame Euroopa Liidu vahendite kasutamist, siis strateegiakava 2023–2027 tegevused on meil teada. Nüüd me ju alustame ka tegelikult tuleviku seisukohtade väljakujundamist ja peame siis vaatama seda, mis meil tulevad siis järgmisesse strateegiakavast, et millised sekkumised ja tegevused, et siis oleks võimalik seda Eesti põllumajanduse konkurentsivõimet tõsta. Aitäh, Kristel, aga ma korraks täpsustan seda mõtet, kui COVID ajal ju tegelikult riik nagu nägi võimalus meditsiini väga korralikult toetada, siis täna seoses selle meie idanaabritega on kaitsetööstusele antud võimalusi teha ka investeeringuid. Kas siin tänases toidujulgeolekus toiduainete tööstusele ja kalgtootmisele leitakse nagu hoopis teised vahendeid, et kuidas Regionaalpõllumajanduse ministeerium oma positsiooni riigis, nagu öeldakse, positsioneerib, et kuidas see toidujulgeolek ja see oma rahva äratoitmine, kuidas sellega nüüd ütleme, et peale nüüd seda ka Execo lugu, kuidas need teie ministeeriumi mõtted on, kas sa saad sellest rääkida või kuidas seda sa kommunikeerid? No ma saan seda öelda, et iseenesest olukord on ju murettekitav ja me täna ju otsime sellele lahendusi ja teeme ka seda uut memorandumit, et valitsuses seda olukorda siis arutada ja võimalusel siis täiendavaid vahendeid selle olukorra leevendamiseks leida. Aitäh. Kas kellelgi on veel küsimusi? Tundub, et hetkel ei ole, aga me proovimegi siis järgmine nädal teeks ka ikkagi selle infotunni, hoiame ikkagi 11 ühes inforuumis ja mõte nagu selles, et ka need turvameetmetele ja nendele tänastele võimalustele ka leida lahendused, aga mõte küll nagu selles, Kristel, et kui te memorandumit kirjutate, et ütleme, need valitsuse otsused on tehtud nagu selle hetke otsusega, need rahastused, aga et just, et kuidasmoodi neid tulevikus nagu ütleme võib-olla laiendada, et me oleme praegu nagu pannud nagu lukku ennast selle 1,5 miljonitega. Aga mõte nagu selles, mis meil ka ministeeriumis oli, et mitte ei ole niimoodi, et
nobedate näppude voor on ju, ja siis kui raha täis saab, siis on kõik, aga korjaks nagu kõik need taotlejate soovid kokku, et siis ühiselt vaadata seda hindamist ja kuidas me siis saame neid asju seakasvatussektorile jagada. No mis puudutab nüüd sedasama keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamise investeeringutoetust, siis see voor on seal pikemalt avatud ja seal võetakse vastu siis kõik taotlused, mis esitatakse, et mis algab siis 29. september ja kestab 19. november, et sinna saab, see on see koht, kus jah, saab kõik taotlused vastu võtta, et mis puudutas nüüd, võib-olla küsimus oli jah, enne kord selle suu- ja sõrataudi investeeringutoetuse puhul, kus me siis võtsime kõik taotlused vastu, aga kuna meil eelarvet oli täpselt 1,5 miljonit ja taotleti 3 miljonit, et sinna me peame tegema selle proportsionaalse vähendamise. Ja siis võib-olla veel küsimus oli just selles eriti ohtliku loomataudi ennetamise investeeringutoetuses, kus me siis panime vooru kinni, siis kui meil eelarvevahendid otsa lõppesid, et kui raha ei ole ja siis ei ole mõtet ka neid taotlusi rohkem vastu võtta, et mõtleks pigem, kui tahta teada, kui suur on investeeringu vajadus täna sektoris üldse, siis on see keskkonna- ja kliimainvesteeringute taotlusvoor, et see ei lähe kuidagi kinni enne, kui eelarvevahendid otsa saavad, sinna esitatakse kõik taotlused ära ja siis hakatakse neid hindama, et siin me saame kogu selle paremusjärjestuse sealt kätte, ehk siis näeme ka ära selle, et kui suur oli tegelikult investeeringutoetuse vajadus, kes siis toetust esitas. Kindlasti kõik rahuldatud ei saa, sest seda raha on seal suhteliselt vähe. Aitäh, Kristel. Viimane küsimus, küsida küsimust. Anneli kirjutab, et PTA on järgmine nädal hõivatud Euroopa Liidu ekspertidega esmaspäevast neljapäevani. Aga ühesõnaga kirjutan teile võib-olla siis kindlasti ülejärgmine nädal PTA poole pealt, et milliseid märkamisi te kuulsite, mis on ettepanekud, et hoida kõiki inforuumis. Aga suur tänu kõigile ja olge hoitud. Nägemist. 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 Nägemist.